Iisrael näib kiiresti kaotavat demokraatliku partei toetust. Samal ajal näib üks huvirühm tabavat tänapäeva demokraatliku partei olemust. Me räägime peagi saates American View J Streeti Elon Goldenbergiga. Elon Goldenberg, J Streeti vanem asepresident ja poliitikajuht, endine Lähis-Ida vanemnõunik Kamala Harrisele ning tema nõunik ka presidendikampaania ajal. Suur tänu, et leidsite aega meiega liituda. Teate, J Street seadis oma platvormi paika juba aastaid tagasi ning tundub, et demokraatlik partei liigub mitte ainult selle suunas, vaid mõnel juhul isegi sellest vasakule. Selgitage meile seda arengut nii-öelda. Jah, muidugi ja aitäh, et mind kutsusite, väga tore on teiega siin olla. Vaadake, ma arvan, et viimase 10 või 15 aasta jooksul on juhtunud mitmeid erinevaid asju. Ma arvan, et kõige olulisem neist on olnud just peaminister Netanyahu lähenemine. Ja tema valmisolek sekkuda Ameerika poliitikasse, see on kestnud aastaid ja ta on järjest enam samastunud vabariikliku parteiga. See ulatub tagasi tema erimeelsusteni president Obamaga Iraani tuumaleppe osas. Aga sellest ajast alates on jätkunud tema väga lähedane suhe president Trumpiga. Ja see on järjest enam paljud meist, kes toetavad Iisraeli ja ma pean end Iisraeli toetajaks. Mitte selle Iisraeli valitsuse toetajaks, vaid Iisraeli riigi toetajaks. Kindlasti. Hoiatasid, et see viib sisuliselt selle teema politiseerimiseni, mis muudab seni kaheparteilise küsimuse parteipoliitiliseks. Väga vähesed asjad Ameerika Ühendriikides on ausalt öeldes veel kaheparteilised. See oli üks neist, Iisraeli toetamine. Aga kui sa tooksid selle Ameerika poliitikasse, see laguneks aja jooksul. Ja see ongi täpselt see, mida me praegu näeme. Teiseks on olnud sisulised erimeelsused selles osas, kus minu arvates ei ole ainult demokraatlik partei, vaid kui vaadata küsitlusi, siis enamik Ameerika juute ja enamik ameeriklasi on mingil määral. Mõnedes küsimustes demokraatlik partei. Ja enamik kindlasti valdav enamus Ameerika juutidest toetas Iisraeli vastust kohe pärast 7. oktoobri sündmusi ja Hamasi rünnakuid. Aga kui see kampaania jätkus ja olukord Gazas kestis edasi, siis minu arvates üha enam inimesed tundsid, et reaktsioon läks liiga kaugele, et see ei olnud tingimata. Selge strateegia, millega see oli seotud, mida sa üritad saavutada. Ja ma tõesti arvan, et on suur erinevus selles, mida Ameerika Ühendriikide televisioonis nähti seoses sellega, mis Gazas toimus, ja selles, mida Iisraelis nähti. Ja seega rohkem kui miski muu, see poliitikaalane erimeelsus, mida nüüd rakendatakse ka Iraani sõja puhul, mis on Ameerika Ühendriikides äärmiselt ebapopulaarne. Jällegi, mitte ainult demokraatide, vaid ka sõltumatute ja paljude vabariiklaste seas, kes üha enam seda ei toeta. On olnud veel üks tõeline lõhe. Kui need kaks asja kokku panna, üks on poliitika ja politiseerimine ning teine on tõsised sisulised erimeelsused poliitika osas. Ja see ongi hakanud põhjustama seda põhimõtteliselt erinevust või lõhet selle vahel, kuhu Iisrael liigub ja kuhu liigub demokraatlik partei, aga ka paljud teised. Ma tahan teilt küsida, sest te alustasite väitega, ma olen Iisraeli toetaja. Ja te kuulete paljude inimeste, eriti demokraatliku partei sees ja mõnikord neist vasakul olevate inimeste suust. Et esimene asi, mida nad ütlevad on, ma olen Iisraeli toetaja. Ja tavaliselt järgneb sellele kohe 1/2 etteheidet. Seetõttu võib tõsistel Iisraeli pooldajatel olla raske öelda, jah, nad ütlevad seda. Tegelikult nad ei ole päriselt asjaga kaasas. Ma mõtlen, kus see siis proovile pannakse. Kui keegi ütleb, et ma olen Iisraeli pooldaja, aga mul on pikk nimekiri asjadest, mille pärast ma nende peale pahane olen. Muidugi. Ma räägin sulle, mida tähendab minu jaoks Iisraeli pooldamine ja kuidas mina seda näen ning miks ma ennast nii nimetan. Kuule, räägin sulle veidi endast. Ma sündisin tegelikult Iisraelis. Elasin seal kuni 8. eluaastani. Mu vanemad on ameeriklased. Nad asusid Iisraeli elama. Ma sündisin Jeruusalemmas. Tead, ma kasvasin üles nii, et Iisrael oli minu identiteedi keskne osa. Ma pean seda siiani oma identiteedi keskseks osaks. Need kogemused ja minu side selle riigiga, minu side sealsete inimestega, minu side selle maaga. Ja tead, kui ma mõtlen sellele, mida ma tahan, kui ma määratlen end kui Iisraeli pooldajat, tead. Ja tegelikult muide, see pole ainult minu arvamus. Seda kuulsin ma paljudelt Ameerika juutidelt, kellega ma rääkisin presidendikampaania ajal, kus minu töö oligi rääkida Ameerika juutidega nendel teemadel. Tead, ma tahan Iisraeli, kus ma saan täielikult toetada Iisraeli ja selle õigust eksisteerida demokraatliku juudi riigina ja ma saan samal ajal olla rahul sellega, et palestiinlastel on oma õigused. Ma saan vaadata seda, mis juhtus 7. oktoobril
ja öelda, et see oli õudne terrorirünnak. Absoluutselt keegi ei tohiks seda toetada. Tsiviilisikute ründamist, inimeste tapmist, inimesi, inimesi, keda ma tundsin või inimesi, kes inimesed siin, kindlasti J Streetil. Tundsid perekondi, sõpru, kellel olid erinevad suhted. Ja ma veetsin hiljem palju aega pantvangide perede ja teistega kohtudes, kui ma töötasin USA valitsuses. Ja ma saan ka tunnistada, et ma ei olnud nõus sellega, kuidas Iisraeli valitsus käitus Gazas ja kuidas ta siiani käitub sellistes kohtades nagu Gaza ja Lääne-Kallas. Ja seega pean ma end väga liberaalseks sionistiks. Ma tahan, et Iisrael suudaks nendele standarditele ja oma ajaloole vastata. Ja muide, minu seisukohad ja vaated on Iisraelis vähemuses, kuid siiski on märkimisväärne osa Iisraeli elanikkonnast, isegi kui see on 10 või 20%, kes peaksid end selliseks. Teate, ja see ei tee neist mitte Iisraeli pooldajaid. See ei tee ka minust mitte Iisraeli pooldajat. Aga jah, ma arvan, et kriitikat jagub küllaga. Ja see on õiglane, sinna suunas liiguvad ka Ameerika Ühendriigid. Olen pidanud tegema ka selliseid asju nagu läänekaldale minemine ja rääkima inimestega, kes seal elavad, ning näinud asju, mida ausalt öeldes iisraelased ei näe. Väga vähesed iisraelased näevad seda praegu. Ma arvan, et oleks väga tervislik, kui rohkem iisraelasi läheks sinna ja näeks, kuidas asjad paistavad palestiinlaste poolelt. See võiks samuti midagi muuta. Järgmine küsimus viibki mind selle juurde, mida sa hetk tagasi ütlesid. Kui enamik iisraellasi ei taha Palestiina riiki ja enamik palestiinlasi ei taha 2 riigi lahendust, mida sina näed, mida nemad ei näe? Muidugi, esiteks see, mille ees me J Streetil praegu seisame, on see, mida ma nimetaksin 23 riigi lahenduseks. Me ütleme, et on vaja rahu iisraellaste ja palestiinlaste vahel. Aga see peab olema osa laiemast piirkondlikust kontekstist. Kokkulepe, mis tähendaks lõpuks, et Iisrael elab rahus Palestiina riigi ja teda ümbritseva 23 araabia riigiga. Sa tead täielikult, piirkonda täielikult lõimununa. Ja ma ei ütle, et see peab juhtuma homme. Selle saavutamiseks võib olla protsess. Ja kui sa selle välja tood, siis demilitariseeritud Palestiina riik, kus Iisraeli julgeolekumured on arvestatud. Muide, ma peaksin mainima, et üks minu töödest USA valitsuses oli. Ma töötasin aastaid selle kallal ja tegin koostööd sadade Iisraeli julgeolekuametnikega ning organisatsiooniga nimega Commanders for Israel Security. Ja kuidas me vaatame stsenaariumi, kus Iisrael saab olla turvaline Palestiina riigi kontekstis. See saab juhtuda ainult laiemas piirkondlikus kontekstis. Ja ma peaksin ütlema, et kui sa küsitad iisraellasi ja hakkad neid selliseid küsimusi küsima nagu Ameerika plaani kontekstis, kus kogu piirkonnas valitseb rahu, kas sa toetaksid demilitariseeritud Palestiina riiki? Need numbrid on tegelikult päris head. Need on endiselt üle 50%. Ja ma tõesti arvan, et suur osa iisraelastest, kes ei usu sellesse, kes seda ei toeta seda, sest nad ei usu, et see on võimalik. Kui neil oleks juhid ja kui oleks võimalik tegelikult edasi liikuda, kehtib see ka palestiinlaste kohta ning küsitlused on seda samuti näidanud. Kui sa suudad neile tegelikult näidata teed ja panna neid tegude kaudu uskuma läbi diplomaatia, mis tegelikult viib kõikide osapoolte jaoks reaalse tegutsemiseni. Ma arvan, et saaksid muuta iisraellaste arvamust. Ja ma arvan, et saaksid muuta ka palestiinlaste arvamust. Muide, palestiinlased on samuti umbes 50% 2 riigi lahenduse poolt. Nii et ma ei ütle, et me oleksime praegu seal. Aga ma ütlen, et ma ei näe teist mõistlikku alternatiivi Iisraeli jaoks, eks? Ja ega ka palestiinlastele. Teine alternatiiv on omamoodi 1 riigi reaalsus, kus kõigil on võrdne hääl, siis kaotab Iisrael oma juudi iseloomu. Ma ei usu, et see toimiks. Ma ei usu, et iisraelased, kui sa arvad, et nad ei nõustu 2 riigi lahendusega, siis ma arvan, et iisraelased kindlasti sellega ei nõustu. Ja teine võimalus on jätkata praegusel kursil, mis viib püsiva palestiinlaste ülevalitsemiseni. Ja sa hakkad nägema selle kõige tagajärgi. See ei puuduta ainult USA'd, see on rahvusvaheline. See on üle kogu maailma. Tead, ja võib-olla hakkab see lõpuks ka iisraelastele kohale jõudma. Kuidas see sunnib Iisraeli tegema igasuguseid kohutavaid valikuid. Oma suhetes USA'ga, oma suhetes Euroopaga ja ülejäänud maailmaga, kuhu sa puhkusele lähed, kus sa oma aega veedad, milline su majandus välja näeb. Kas see on tõesti see, mida iisraelased tahavad?
mina tead, see ei ole see, mida ma Iisraelile soovin. Aga ma ei usu, et see on ka see, mida iisraelased tahavad. Selle jätkuks ma mõtlen ilmselgelt, me nägime hiljutist hääletust, kuigi J Street oli sellele põhimõtteliselt vastu. Nende avalduses oli palju nüansse, kuid nad olid põhimõtteliselt vastu Iisraelile antava abi täielikule kaotamisele. Kriitikaorganisatsioonide nagu J Street suhtes on see, et sisuliselt annate te katet. Te annate katet Iisraeli vaenlastele, et nad saaksid öelda, okei, see grupp väidab end olevat Iisraeli ja rahu poolt. Nad kritiseerivad alati Iisraeli. Nad lisavad sinna sellist nüanssi. Me toetame neid, aga nad peavad muutma X, Y ja Z. Seega ei saa te meid pidada Iisraeli vastasteks või antisemiitideks, kui me nendega sisuliselt kaasa läheme. Kuidas te eristate seda, mida teie kui huvikaitsegrupp teete teistest sarnastest gruppidest, sellistest, kes võtavad sama koha poliitilisel spektri? Erinevalt neist, kes justkui ilmselgelt teie külge haakuvad poliitilise katte saamiseks. Jah, vaata, see on tõesti suur väljakutse meie jaoks. Ja see on midagi, mida 10 aastat tagasi ei olnud. Ausalt öeldes, ma mõtlen 10 aastat tagasi vaidles J Street lihtsalt AIPAC-iga. Ja AIPAC-i seisukoht, et igasugune kaheparteiline toetus kõigele, mida Iisraeli valitsus tahtis, oli Ameerika Ühendriikides valdav seisukoht kongressis. Aga nüüd leiame end väga tihti vaidlemas ka nendega, kes on meist vasakul, eks? Ma olen palju aega veetnud vaieldes erinevate organisatsioonidega ja käinud televisioonis ja meedias koos inimestega, kes on meist vasakul ja esitanud oma seisukohti. Et ei tead mis, ja suurim erinevus selles, mille eest nemad tahavad seista ja mille eest meie seisame, on see, et mõned neist ütlevad põhimõtteliselt, unustage ära. Läheme lihtsalt Iisraelist täielikult eemale, kehtestame Iisraelile sanktsioonid, isoleerime Iisraeli, karistame Iisraeli, lõpetame USA ja Iisraeli suhte. Need on need asjad, mille eest nimad seisavad. Ma arvan, et on olemas. Ma ei usu, et see iseenesest oleks antisemiitlik asi. Ma arvan, et osa sellest on motiveeritud antisemitismist. Selles on ka selline osa olemas. On inimesi, kes on antisemiidid ja kuuluvad sellesse liikumisse. On inimesi, kes lihtsalt usuvad seda, eks. Ja on neid, keda võiks nimetada antisionistideks, aga on ka teisi. Ja me võime sellest ning nende erinevusest rääkida. Aga nende kahe vahel on kindlasti seos. Tead, see ei ole meie seisukoht. Meie pigem põhjendame näiteks, et me tahame USA ja Iisraeli vahelist julgeolekualast koostööd. Oleme kogu selle aja järjepidevalt lobistanud näiteks raudkupli, ballistiliste rakettide tõrje ja raketikaitse eest. Tead, me oleme aastaid, J Street on seisnud selle julgeolekualase koostöö jätkumise eest. Alles viimastel aastatel oleme hakanud rääkima, et kuulge, need reeglid, need relvad tuleb müüa vastavalt USA seadustele. Ja kui on rikkumisi, siis peame sellest rääkima. Ja samuti oleme hakanud rääkima nii, nagu Benjamin Netanyahu, Rama Netanyahu ja Lindsey Graham on hakanud rääkima sellest, et Iisrael ei vaja enam rahalist toetust, mis on mõne nende asjaga kaua kaasas käinud. Nii et seal on toimunud areng. Aga ma arvan, et me püüame oma seisukohti selgelt väljendada. Samuti püüame tõmmata mõned punased jooned nende inimeste suhtes, kellega ma ei nõustu. Ja ma tõesti arvan nii. Kuid tegelikkus on see, et kui vaadata näiteks eelmisel nädalal toimunud hääletust esindajate kojas, siis enamus neist, kes hääletasid selle abi kärpimise või nulli viimise poolt. Demokraadid, kes seda tegid, ütlesid, et nad tegid seda, sest olid Netanyahu valitsuse peale nii pettunud. Nad ei oodanud, et sellest kunagi seadus saab, aga nad tahtsid saata sõnumi. Ja ma usun, et neist 100 on tõenäoliselt 80 või 85, kes on meiega ühel meeled. Ilmselt on 10 või 15, kes on veelgi kaugemal ja tahavad abi täielikult lõpetada. Aga see ei ole tegelikult meie seisukoht. Ja need ei ole seisukohad, mida me esindame esindajate kojas. Meie eesmärk on luua demokraatlikus parteis lai keskne leer. Selleks, mida mina nimetaksin konstruktiivseks lähenemiseks, mis lõpuks lõpetab Iisraeli-Palestiina konflikti ning tagab iisraelastele ja palestiinlastele turvalisuse, ohutuse ja vabaduse. Teate tunnistada seda erinevalt puhtast lähenemisest, kus põletame kõik maha ja lõikame suhted läbi. See ei ole meie seisukoht. Teie olete nii palju aastaid püüdnud parteid enda poole tõmmata. Aga nüüd liigute hoopis vastupidises suunas ja proovite osa sellest tagasi tõmmata. Kas te tunnete, et läksite natuke liiga kaugele? Või arenes partei lihtsalt kiiremini, kui teie organisatsioon suutis kohaneda? Tegelikult tunnen, et oleme olnud enam-vähem samas kohas, mõningate muudatustega, aga kogu aeg samas kohas. Mina olen olnud J Streetis alles umbes 1,5 aastat. Aga tead, me oleme peaaegu kogu aeg olnud üsna samal seisukohal. Ameerika poliitika on tõesti dramaatiliselt muutunud. Ma tegelikult ei arva, et me oleksime üle pingutanud. Ma arvan, et valdav enamus demokraatlikust parteist on seal, kus meiegi.
see on lihtsalt väike hulk väga valjuhäälseid inimesi, kes on võib-olla meist vasakule läinud. Ja enamik neist häältest on kongressi ringkondades, mis on väga tugevalt demokraatlikud, tead. Ja see ongi tõsi. Vaata, see on üks põhjuseid, miks ma pärast kampaania J Streeti tööle tulin, eks? Kampaania ajal oli minu töö kaasata juudi valijaid. Ja ma olin juudi valijate kaasamise üleriigiline juht. Ja mida ma kõige valjemad hääled kampaania ajal, keda ma kuulsin, tulid 2 kohast. Ühed olid need, kes toetasid Bibi Netanyahut ükskõik mis tingimustel. Ja nagu me toetame seda valitsust ükskõik mis ka ei juhtuks. Ja teisel poolel olid inimesed, kes karjusid genotsiid juba 8. oktoobril 2023. Protestisid tänavatel ja ütlesid, et see on kõik Iisraeli süü. Valdav enamus inimestest, kellega ma rääkisin, ei kuulunud nendesse 2 gruppi. Nad on palju vaiksema. Aga nad on justkui selles kohas, kus nii israelastel kui ka palestiinlastel peaks olema vabadus, turvalisus ja võimalused. Ja J Street tõstab neid hääli esile. Ja lõpuks võib-olla need hääled on vaiksemad, kuid nad moodustavad siiski enamuse valijatest. Ja seda näeb ikka ja jälle. Seda näeb ka küsitlustes. Me peame nägema, kuhu see kõik aasta pärast välja jõuab, kui demokraatlik partei alustab oma eelvalimisi ja arutelusid. Aga ma ei usu, et demokraatlik partei jõuab lõpuks kumbagi neist 2 äärmusest. Ma arvan, et nad jõuavad lõpuks sellisesse keskpositsiooni, kus nad suudavad endiselt Iisraeli toetada, distantseeruda Netanyahu valitsusest ja on valmis ütlema, me tahame, et Iisrael oleks meie partner, aga me ei taha anda Iisraelile ka vaba voli. Ja kui me ei nõustu, siis me ei toeta seda. See on normaalne ja see on osa rahvusvahelistest suhetest. Nii peaksidki asjad toimima. Sa ütlesid hetk tagasi, et sulle tundub, ja ma ei tsiteeri täpselt, aga sisuliselt oled sa praegu seal, kus demokraatlik partei on Iisraeli suhtes. Ma mõtlen tavalise Iisraeli jälgija jaoks ja mina asun siin Washingtonis. Mul on silmad ja kõrvad lahti. Tundub, et demokraatlik partei on Iisraeli jaoks kadunud. No mõtlen, see on praegu valitsev arvamus. Kuidas sa siis need 2 asja kokku paned? Et see, mida sa nimetad Iisraeli-meelseks, rahumeelseks filosoofiaks, on rebinud demokraatliku partei Iisraelist eemale. Need 2 asja ei tundu kokku sobivat. Seal on dissonants. Kuidas sa seda seletad? Ma arvan, et Netanyahu valitsus on demokraatliku partei kindlasti kaotanud. Ja meil on Iisraelis mõne kuu pärast valimised tulemas. Nüüd ma ei usu, et kui tuleb teine valitsus, et kõik kohe pöördub tagasi endisesse olukorda. Ja keegi ei peaks seda arvama. Aga kui tuleb uus valitsus, on suur võimalus hakata uuesti üles ehitama. Oletame, et seda juhib Gadi Eisenkot, eks? Või Naftali Bennett või keegi teine. Nad ei hakka jagamas J Streeti seisukohti. Ma ei eeldagi, et nad jagaksid J Streeti seisukohti. Aga ma arvan, et tekib võimalus hakata sildu looma ja teha asju natuke teistmoodi, et suhet parandada. Ja alustada ühest väga olulisest asjast, nimelt sellest. Netanyahu strateegia on aastaid olnud tegelikult ja ka Iisraeli äärmusparempoolsete strateegia on olnud. Tead, kuni 7. oktoobrini oli see sisuliselt Hamasi kinnimaksmine. Lubada miljarditel dollaritel jõuda Ben Gurioni lennujaama ja sealt veoautodega Gazasse, et Hamasile maksta. Samal ajal nõrgestasid nad ainsat teist alternatiivi ja sisuliselt ütlesid, et Palestiina omavalitsus on sama halb kui Hamas. Ma ei ütle, et Palestiina omavalitsus oleks suurepärane ja neil poleks oma probleeme. Neil on need olemas. Aga nad ei ole Hamas. Nad ei kutsu üles Iisraeli hävitamisele. Nad on palju enam valmis kasutama vägivallatuid strateegiaid ja pidama diplomaatilisi läbirääkimisi. Aga 15 aastat on Iisraeli valitsus ajanud strateegiat, mille eesmärk on neid nõrgestada, tugevdanud Hamasi, hoides neid lõhestatuna, ei mingit 2 riigi lahendust, ei mingit partnerit. See on sõnum. Nii et uus Iisraeli valitsus, mis on valmis seda muutma, mis on valmis liikuma palju lähemale. Ja muide, meie J Streetis toetasime Donald Trumpi 20-punktilist plaani. Ja mulle tundub, et praegu see plaan eriti edasi ei liigu. Sellel on palju pistmist Hamasega. Nad on kindlasti jonnakad ja nad peavad relvad maha panema. Iisraelil on samuti sellega palju pistmist, kuna nad ei taha vaadata ühtegi realistlikku strateegiat, mis hõlmaks etappe, mingi tagasitõmbumine, mingi desarmeerimine, mingi tagasitõmbumine, mingi desarmeerimine. See on ainus viis, kuidas see ajalooliselt toimib. Sellise organisatsiooni nagu Hamas relvituks tegemine võtab aastaid. Kui teie vastus on, et me ei tee midagi enne, kui nad on täielikult relvad maha pannud, siis see tähendab, et midagi ei juhtu. Ja seega uus valitsus, mis tuleb ja suudab Gazas edusamme teha, uus valitsus, mis tuleb, see võib, teate küll, peatada osa sellest asunike vägivallast, mida me praegu läänekaldal näeme. Ja tegelikult sellele vastu astuda ning hakata muutma olukorda.
viia tagasi selleni, kuidas Iisraeli valitsus varem toimis, andes IDF-ile vastutuse läänekalda eest, mitte mõnele neist äärmuslastest. Ja teate küll, praegu juhib Smotrich valitsust. Teate küll, saab tegelikult hakata vähemalt avalikumalt suhtlema palestiinlaste ja piirkonnaga kui seni ning saavutada edusamme, luua tihedamaid sidemeid Iisraeli ja mõne teise Araabia riigi vahel. Ma arvan, et see kõik hakkab meid paremas suunas viima. See ei tähenda, et ameeriklased ja iisraellased või demokraadid ja Iisrael oleksid alati ühel meelel. Aga alustame uuesti ülesehitamist ja leiame ühiseid kokkupuutepunkte. Ma arvan, et kui Netanyahu võidab või kui meil tekib mingisugune patiseis ja ta jääb peaministriks ning valitsuses on endiselt Smotrich ja Ben-Gvir, ma arvan, et paljud inimesed löövad käega, sealhulgas paljud Ameerika juudid, valdav enamus Ameerika juute. Ma mõtlen, Netanyahu toetusprotsent Ameerika juutide seas, mitte ainult J Streeti ringkondades, vaid Ameerika juutide seas üldiselt on praegu 25%, eks? Ma mõtlen, seda näitas AP küsitlus vaid paar nädalat tagasi. Jah, ma tõesti ei tea, kuhu asjad Netanyahuga liiguvad. Aga ma arvan, et on võimalus hakata parandama ja üles ehitama koos alternatiiviga. Me kuulsime paar nädalat tagasi Rahm Emanuelilt, kes pidas kõne Tel Avivis. See oli esimene selline avalik esinemine, kui soovite potentsiaalselt demokraatliku presidendikandidaadi poolt seoses USA ja Iisraeli suhete tulevikuga. Ja ta rääkis palju nende rasketest tõdedest, mida tuli Iisraelile öelda. Ja sõbrad peavad rääkima raskeid tõdesid. Ma vaatan seda ja ütlen, kuulge, kui mul oleks sõber ja ta ütleks, Mike, ma armastan sind, aga sa oled ebaviisakas, sa ei tee oma voodit ära, sa oled halb kokk, sa oled alati, kui ta alustab sõnadega, ma armastan sind ja siis jälle loetleb kõik asjad, mis talle minu juures ei meeldi. See on umbes see, mida kuulsime Rahm Emanuelilt selles kõnes ja tundub, et see on praegu suure osa partei sõnumist. Kuulsime seda ka Kamala Harriselt mitu korda tema kampaania ajal, kiites juudi kodumaa voorusi, tema isiklikku seos sellega, mida ta alati rõhutas. Ja siis kõike seda, mis on valesti läinud. Kas sa näed, et demokraatide kandidaat suudaks võita Iisraeli pooldava publiku poolehoiu? Kas sellel on praegu üldse tähtsust, et demokraatide kandidaat võidaks Iisraeli toetajate poolehoiu? Ma mõtlen, see sõltub sellest, kuidas sa määratled Iisraeli toetajaskonda. Mis on? Tead, seal on väike grupp inimesi, tead küll. Ameerika juudid ja ma väidaksin ka, et võib-olla 20–30% neist usub, et Iisraeli toetus tähendab Iisraeli valitsuse toetamist ükskõik mis tingimustel. Ma ei usu, et demokraat püüab nende inimeste toetust võita. 2028 aastal. Ma ei usu, et nad saavad seda teha, arvestades Iisraeli toetuse reitingut, kõigepealt Ameerika üldrahvastiku seas, aga eriti demokraatliku partei seas. Aga vaata, see puudutab kogu elanikkonda. See hõlmab ka sõltumatuid. Nii et nüüd, kui sa, aga siin on veel üks asi. Enamik, peaaegu kõik juudi valijad ei vali Iisraeli põhjal. Väga väike osa juudi kogukonnast tegelikult teeb oma valiku Iisraeli küsimuse põhjal. Nad panevad Iisraeli tavaliselt 7. või 8. prioriteediks küsitlusteseks. Nii et on osa inimesi, kes hääletavad ainult Iisraeli põhjal ja peavad seda, et Iisraeli valitsuse või selle poliitika kritiseerimine on miski, mida nad ei saa toetada. Aga see on väga väike osa juudi kogukonnast. Ja praegusel hetkel on see ka väga väike osa demokraatliku partei valijatest. Nüüd teisest küljest, kui vaadata küsitlusi, jällegi näitavad küsitlused, et enamik Ameerika juute on tegelikult J Streetiga üsna samal seisukohal. Tead, mulle meeldib öelda, et me oleme nagu 50 jardi joonel. Me oleme täpselt keskel. Ma arvan, et Iisraeli valijate jaoks ei ole Ameerika jalgpall nii oluline, aga me oleme täpselt keskel. Aga me püüame ka minna 30 jardi joonest 30 jardi jooneni, kogu see lai ala. Seal asubki meie liikumine. Meil on inimesi, kes on meist natuke paremal ja natuke vasakul, aga nad on siiski meiega ühel meelel ja toetavad meid. Enamik neist inimestest suudab toetada sõnumit Iisraeli toetamisest, olles samal ajal ka kriitilised. Ja ma ütlen, et sinu võrdlus sinu sõbraga on siin samuti oluline. Sest tõesti loeb, milline oli sinu ajalugu selle sõbraga enne seda. Kui sa lihtsalt ütled, ma armastan sind ja kõik rasked asjad, mis sellele järgnevad. Aga sa olid ka aastaid olnud tõeliselt hea sõber, seisnud oma sõbra selja taga ja toetanud teda ning te olite koos läbi elanud igasuguseid raskeid ja keerulisi olukordi. Ja selline ajalugu on ka Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil. Siis see ongi see, sa võid seda inimest kuulata. Tead palju rohkem, kui sa kuulaksid kedagi, kes oli su sõber vaid 2 päeva või nädala ja polnud kunagi tegelikult päris sõber.
Ja siis hakkas kõiki neid asju ütlema. Ja ma arvan, et USA ja Iisraeli suhe on selline, kus toetus oli kunagi universaalne ja on seda olnud pikka aega. Ja tead, ma istusin Valges Majas ja tegelesin nende küsimustega. 7. oktoobril läks Joe Biden Iisraeli, saatis lennukikandjad Iisraeli, avaldas toetust, olla seal, püüda teha kõik, mis võimalik, et Iisraeli aidata. Sel hetkel toetasin ma seda 100%. Ja Joe Biden hoiatas, eks juba algusest peale, ärge tehke neid vigu, mida meie tegime pärast 11. septembrit. Ärge tehke neid vigu. Ja ärge minge seda teed. Kahjuks on Iisrael paljuski seda teinud. Ja siin me nüüd oleme. Aga see tuleb armastusest ja toetusest. Ja seda ma loodan, et teie vaatajad sellest kaasa võtavad, isegi kui nad ei nõustu. Ma ei alahinda kunagi peaminister Netanyahut. Ta näib alati kõiki ootusi trotsivat. Aga kui ta ei ole oktoobris või novembris enam ametis, ma tulen sinu juurde tagasi, me vaatame, kas selles osas tegelikult ka midagi muutub, nagu paljud ütlevad, et muutuks. Ilan Goldenberg, Jaistriidi vanem asepresident ja poliitikajuht, aitäh, et liitusite meiega saates American View. Aitäh kutsumast! Räägime teiega uuesti järgmisel nädalal.